Üks kiire sõnum ühelt Euroopa välisministrilt teisele, üks infokild Eesti välisministrilt teistele Euroopa ministritele ning seda kõike läbi Signal äpi. Signal äpp on siis selline open source community ehk siis vabatahtlike poolt loodud suhtlusrakendus, mis on mõeldud siis otse suhtluseks erinevate seadmete vahel, nii telefonides kui arvutites. Ja tema võlu ongi see, et ta ei kuulu ühelegi nagu suurele ettevõttele või riigile, et ta ei ole nagu tsentraalselt kontrollitud. Miks peavad Euroopa ühed mõjukamad inimesed infot vahetama üldse läbi suhtlusäpi? Välisministrite Signal vestlusgrupi administraatoriks on Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas. Eesti välisminister on hetkel USA's visiidil, mistõttu me teda täna kaamerat asju kommenteerima ei saanud, küll aga kommenteerib Välisministeerium grupi olemasolekut järgnevalt. Ministrid võivad kiirsõnumi vahetuse tööriist oma ametitelefonides kasutada, kuid ainult mitteametlikuks teabevahetuseks, näiteks praktilisteks kohtumiste korraldusteks ja mitteolulise teabe vahetamiseks. Kuna kiirsõnumeid kasutatakse mitteametlikuks teabevahetuseks, ei arhiveerita Signali kaudu vahetatavaid sõnumeid, kuna need ei vasta registreerimiskriteeriumitele. Oluline teave luuakse ja edastatakse turvaliste IT-tööriistade ja dokumendihaldussüsteemide kaudu. See kõik sõltub sellest, et mis infot seal vahetatakse. Et turbe aspektist on kindlasti see turvalisem kui Messenger või sõnumid või muud sellised asjad. Aga teistpidi tuleb nagu lähtuda ka sellest, et mis info sinna satub. Et kui me räägime seal lihtsalt tavapärasest suhtlusest, seda, mida me oleme harjunud tegema kuskil Messengeris, et ma ei tea, kellegiga mingit kohtumist kokku leppida, siis see võiks olla nagu okei. Selle aasta märtsis oli just nimelt seoses Signali äpiga ka skandaal, kus Ameerikas lekkis salajane info, mis ei oleks pidanud avalikkuseni jõudma. Toona oli USA võimuladviku vestlusgrupis teemaks Jeemenis toimunud õhurünnak. See toona tuligi see suhtlust välja tänu sellele, et selles Signali grupis, kus neid taktikalisi otsuseid arutati, oli ka üks ajakirjanik sinna gruppi lisatud. Et millest joonistub ka välja väga hästi vektor, eks ju, et lisaks selle seadme turvalisusele on veel oluline aspekt ka see, eks ju, et kes sul konkreetselt selles suhtlusringis või suhtlusvõrgustikus seal Signali grupis on, et nemad ka pääsevad sellele infole ligi. Euroopa tasandil on nii komisjonis kui ka parlamendis kindlad reeglid, milliseid äppe ja sotsiaalmeediakanaleid võib kasutada ning milliseid mitte. Signal kuulub näiteks Euroopa Parlamendis nende äppide hulka, mida võib ja suisa soovitatakse kasutada. Vähemal määral kasutatakse sõnumirakendustes ka WhatsAppi. Üldine soovitus on aga lihtne, alati võimalusel eelistada Euroopa rakendusi. Millised need riskid siiski selle äpiga seoses olla võivad? Näiteks see, et kui minu telefonis on lisaks sellele Signali rakendusele on mingisugune pahavara, mis suudab telefonis toimuvat siis nii-öelda spioneerida, siis ta võib suuta ka seal vabalt selle Signali vestluse sealt siis kätte saada. Kõige lihtsam asi näiteks, kui telefonis on keylogger, mis registreerib klahvivajutusi, siis ta suudab selle järgi tuvastada, millises rakenduses, millist teksti kirjutati ja edastati näiteks.